Kui te soovite oma ettevõttes vähendada paberite hulka tootmises või teha topeltvõimaluse töötajate jaoks, et nad saavad paberi peal küll kätte joonise, kuid kontrollivad siis esiilist üle, et kas joonis, mis on võrgus ja mis on nende käes, et need klapivad omavahel, ehk siis tekib niisugune kontrolli efekt. Siis jooniseid ja muud dokumentatsiooni saab lisada kahte viisi. Üks siis oli artiklikaardil lisamine, mida me käsitlesime ühes varasemas videos, kuid vaatame, kuidas see välja näeb. Et teen siin artiklikoodi väljal, teen Ctrl-O, sellega avatakse mulle see konkreetne artiklikaart ning artiklikaardi peal siis on vaheleht failid ja siia sai siis külge lisada erinevaid dokumente, PDF-e, JPG-sid, PNG-sid. Ja kui nii on külge pandud artiklile need failid, siis töötaja jaoks näeb see välja selline, et raporteerimise vaates saab ta siin justkui detaili peal, mis on hüperlingiks muutunud, vajutada ning siin tal tekib siis ligipääs 3 failile, mis siis artiklikaardi küljes on. Nüüd variant number 2 on see, et me lisame joonised struktuurile külge juba. See, kumba pidi teie jaoks loogilisem on, sõltub teie enda protsessidest, kuidas te neid asju teete. Aga struktuurile joonise lisamine sama lihtne. Siin rea peale saab panna näiteks ava failtaken ning siit samast saangi valida faili, mis ma tahan lisada. Näiteks võtan siit desktopilt, võtan selle sama joonise, panen siia külge, ilusti olemas ning saab ka panna peareale külge. Valin teise joonise siia, panen selle koostööjoonise siia ning siit kohe on näha ka ära, et joonis on külge pandud, ehk siis see ikoon on muutunud roheliseks, mitte enam siniseks nagu need teised. Ning kui siia on need failid külge pandud, siis vaatame, mida näeb töötaja. Teen siin uuenduse, sellega tulevad joonised peale ja saab täiesti tagantjärgi uuendada jooniseid, ei ole probleemi. Esiteks tekkis meil saadavale siia selline nupp nagu joonised ning teiseks vaatame siis seda, mis siin hüperlingi all juhtus. Kui me siia peale vajutame, näeme, et esimesed 3 on meil siis artiklikaardi pealt tulnud failid ja see viimane on siis meil struktuuri pealt tulnud pearea fail või joonis siis. Ning kui me vaatame joonist alla, siis siin on meil saadaval nii materjalirea enda joonis, kui siis on ka näha tegelikult seda lõpptoote joonist. Ehk siis, kui siit jääb mingi info puudu, siis ma saan vaadata seda lõpptoote joonist ning sealt tekib mul arusaam, et kuhu see detail edasi läheb ning sealt ma võib-olla saan siis mingi informatsiooni juurde ka endale.